Tere tulemast siis kõigile 8 inimesele. Tuleb teid juurde küll. Mina olen Andre, töötan Maaelu Teadmuskeskuses, olen Maaelu Teadmuskeskuse direktor. Minuga koos on siis 3 kolleegi. On Kaisa, on Riinu ja on siis Mart, kes annavad teile ülevaate. Ja teemaks, mis me siis täna räägime, nii nagu siin Priia on rääkinud, et meie kõigi fookuses on põllumees ja tootja. Annaksime teile hea meelega ülevaate. Oi näed, selge, ma tean küll. See on see seltskond, kes tuleb sellest Sooraineni õpitoast ja kuna seal ilmselt läks paar minutit üle. Aga natuke läks üle just. No aga me hakkame pihta selles mõttes, et püsime meie ajas. Ja natukene Metki taustast teile. Et MET sai loodud siis 2,5 aastat tagasi, kui ühinesid Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Põllumajandusuuringute Keskus, üks siis keskusega Jõgeval ja teine Sakus. Ja tegelikult see põhjus, miks see asutus sai loodud, üldse otsustatud kokku panna, on see, et luua selle kaudu sektorile suuremat lisandväärtust. Need asutused teenavad üksteist ja võib-olla riigi kontekstis ka selles mõttes võib-olla natuke teistsugune ühinemine, et mitte ei tulnud ülevalt alla käsk, et ühinege, vaid tegelikult oli meil asutuste juhtkondade vahel otsus, et me näeme, et seal on olemas väärtus. Natukene veel taustast, et kui paljud üldse täna teavad mõnda konkreetset teenust või kas te hulgas on, kes tarbib mõnda Metki teenust tootjana? Ei, ma ei taha veel slaidi vahetada. No võt, mullaproov. Kas kellelgi on veel midagi? No Tiiu, sa peadki noogutama, sul ei ole teist võimalust. Aga tegelikult Mida asi? Ja, jõuame ütleme laboriteenus, selles mõttes mullaproov, seemne kvaliteet. Aga tegelikult kui MET proovib järjest rohkem liikuda, et METkil on siis 3 sellist selget kliendirühma, ma ütleks. 3 selget nagu fookust, et täna tegelikult, kuhu METk on rohkem oma energiat pannud, miks me siin ka täna esineme, see, et METk on pannud väga palju energiat selles, et olla teadus-arendusasutus, sest selle kaudu meil kehtib teatud siis ütleme akrediteering, me peame teatud protsessid läbima. Me oleme üritanud saada võimalikult heaks partneriks ministeeriumile, on see siis läbi AKIS, on see läbi mingite teiste ühtse põllumajanduspoliitikaga seotud tegevuste, ehk et siis ühes küljest, kui ministeerium muudab midagi, tahab teada, et kas see ka tõi muutust ellu, siis meie oleme need, kes aitavad seda teatud kohtades valideerida ja teisest küljest ka aitame siis teatud muutusi nagu ette valmistada, et üritame ette näha, et okei, kui te teete variandi A, siis see juhtub nii, kui teete variandi B, siis juhtub nii. Ja tegelikult see 3, mis on jäänud natukene nüüd tahaplaanile, et kuhu me järjest rohkem üritamegi siis saada, on see, et kuidas me siis tegelikult nagu põllumehe fookuses oleme. Sest METkis me oleme viimasel öelnud, et meie kõige olulisem klient on põllumajandustootja ja kui põllumajandustootja ei saa aru, mida me talle teeme või et me üldse eksisteerime, et siis tegelikult ei olegi nagu METki vaja. Et ma saan aru, et see läheb nüüd küll lindistama ja pärast lähevad kõik asjad ülesse. Et siis ma jätan siin mõned naljad tegemata, et pärast kui lindistus on seisma pandud, siis ma saan mõned naljad teile sellel vallast. Okei, ma võin ära ka teha. Kui kunagi küsiti, et kas, kunagi küsiti, et et Jõgeval on instituut, et isegi saadud aru, et selline organisatsioon eksisteerib ja elab, siis küsitakse miks, ehk et me oleme sellest etapist edasi saanud, et meie ollakse teadlikud, et me elame, nüüd küsitakse sellest rohkem, miks te nagu eksisteerite. Ja loodetavasti selle ettekande lõpuks oskate palju paremini vastata. Mina teen teile ainult sissejuhatuse. Ja siis kuidas siis METki jaguneb tegelikult? Meil on täna 3 asedirektori valdkonda ja need jagunevad siis täna tegelikult niimoodi, et võib-olla kõige rohkem millega kokku puutunud ongi see sama see keskmine, kus meil on laborid ja katsekeskused. On see täna seemne kvaliteet, on see täna sööda kvaliteet, on see täna mullaproov. Ja täna jällegi, et kuhu METk on nüüd liikunud ja õnneks mul on tunne, et enamik riigiasutusi liigub. Tegelikult riigiasutus on suhteliselt hea olla. Kus te ilma meieta ikka saate, eriti kui see on teile pandud kohustus. Kuhu nüüd Priia ja REM ja kõik me liigume on see, et tegelikult me üritame seda klienti ja kliendi fookust panna nagu, et me töötame kliendi jaoks, me küsime kliendi käest, mis teile vaja on. Et kui te panite tähele, Priia tegelikult kutsus ka suht avaettekandes, kutsus üles, et tulge aidake kaasa rääkida. Me oleme samamoodi järjest rohkem, liigume majast välja, lähme sektori juurde, lähme kliendi juurde, küsime, et kuule, et võib-olla mõnikord mingi imepisik asi, mis vajab muutmist ja ma võin siis ühe näite tuua. Söödaproovid.
kas meil oli võihape äkki oli puudu või Aare Selge tuli meile tööle, ütles, kuule, teil oli võihapet, et sorry, et sektor ei hakka teie käest tellima, sellepärast sul on vaja nagu ratsiooni paika panekuks, sul on võihapet vaja, läks pool aastat aega. Nüüd on see võihape seal ilusti olemas ja tegelikult saime juba ka teatud kohas kiitat, väga kiired kvaliteetsed analüüsid, mul läks rahul. Aga tegelikult mis oligi puudu, siis meil läinud nagu kliendi käest küsima. Sest meil otseselt justkui ei olnud nagu vaja riigiasutusena. Et täna me ütleme, et me peame eksisteerima kliendi jaoks. Ja siis samamoodi laborid, Sakus, katsekeskused üle Eesti, 4 katsekeskust. Testime seal nii PTA jaoks uusi sorte, teeme majanduskatseid, testime ka siis sisendi müüjatele erinevaid taimekaitselahendusi, erinevaid väetisi, kõike, mida vähegi võimalik on mulda panna. Siis teine variant, ütleme siis teise asedirektori valdkonnas, on meil siis võrgustik, ehk et kõik, mis puudutab põllumajandusteadmussiiret ehk et AKIst ja natukene ka siis liiderkogukondade võimestamist. Võib-olla kõige väiksem nendest osakondadest, aga kindlasti mingites kohtades sektoriks nagu kõige nähtavamad. Suur hulk üritusti, kus te käite, on mingiti pidi nagu AKIse inimeste laualt läbi käinud. Ja siis kolmandaks, pool asutust umbes töötab siis meil ühte või teistpidi siis teadusvaldkonnas. Selle jaoks on meil siis asedirektor Marko Kass, võib-olla on keegi kunagi loomakasutuses kokku puutunud või talle eksamit vastanud. Ja seal on nüüd täna sellised valdkonnad, et on taimekaitse, on agrotehnoloogiat, on mulda, on sordiaretust ja liigilist mitmekesisust ja kõike sellist, mis siis nagu peaks toetama. Pärast Riinu räägib teile natukene taimekaitsest ja Kaisale ma tegelikult annangi järgmiseks sõna, et Kaisa annab teile nüüd sellised konkreetsed ülevaated ja mõtted, et mis on need kohad, kus me oleme hakanud siis sektoriga järjest rohkem katseid tegema. Ja ma lihtsalt tooks nagu ühe asja välja, et viimasel paaril aastal me oleme üritanud järjest rohkem küsida teie käest, kuulge, mis katseid on vaja, kus king kõige rohkem pigistab. Ja nende samade katsetega tegelikult jõudnud ka siis tootjate põldudele, ehk et see ei ole nagu niimoodi, et tuleb sisend ja meie viime selle katse ellu, vaid tegelikult täna, Kaisa, sul on vist need kõik on slaidides olemas, need paar katset, mis meil tootjatega on. Laias laastus on. Saate Kaisa käest nagu täpselt küsida. Ma ise on ka ettekande lõpuni jäänud siia. Saate minu käest küsida, et kuhu suunda siis metk liikumas on. Nii, aga Kaisa, edasine sulle. Nii, tere siis ka minu poolt, et minu üheks ülesandeks on olnud leida siis võimalusi, kuidas metki paremini praktikasse viia, aga tihti on see, et me võime arvata midagi, et me arvame, et mis võiks olla huvitav, aga tihti, kui sa küsid siis nii-öelda oma kliendi käest, meie puhul siis põllumehe käest, siis see vastus võib hoopis teistsugune olla. Kui ma umbes aasta aega tagasi tööle naasin peale väikest puhkust, nii-öelda puhkust, siis ma sain just täpselt väga hästi alustada teenusedisaini arenguprogrammiga, kus siis teenusedisaineritega abiga me sain panna kokku meeskonna, kellega me siis hakkasime kaardistama seda probleemi, et kuidas jõuaks ikkagi metki teadus paremini praktikasse, oleks paremini rakendatud. Nii. Et siis me koos kohe tutvustan teile meeskondaga põgusalt, aga et koos meeskonnaga siis me lahendasime selle juurprobleemi või sõnastasime juurprobleemi, et kuidas me saaksime teha nii, et me teadustöö oleks kooskõlas põllumajandustootjate praktiliste vajaduste ja prioriteetidega. Kui ma meeskonna kokku panin, siis ma lähtusin ühest kunagisest Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori tsitaadist, et kui on ainult noored, siis on komöödia, kui on ainult vanad, siis on tragöödia ja kui on mõlemad, siis on sümfoonia. Ja sellest põhimõttest lähtuvalt ma siis kaasasin meeskonna ja proovisin ka nii, et oleks ikkagi olemas ka kriitikuid, selliseid oleks noorte hääl, oleks ministeeriumist, oleks meie enda teadlasi, oleks inimesi, kes aktiivselt
on samuti kursis põllumeeste toimetamisega maastikul. Et kui hästi lühidalt võtta, siis me kaardistasime nagu erineva kategooria selliseid murekohti, mida lahendada, või ootuseid meile, ehk siis METK-ile. Tegelikult ma rutasin korra ette, et meil oli ikkagi metoodiliselt niimoodi, et seesama kamp inimesi me omavahel nii-öelda siis vastavalt siis sellele nii-öelda metoodikale arutasime kogu protsessi läbi, aga me käisime ka nii-öelda maastikul, ehk siis käisime põllumeeste juures nendega rääkisime ka teaduritega, proovisime nende motivatsiooni kaardistada ja niimoodi, et me tegime kuskil umbes 25 erinevat siis vestlust ja pärast siis ühiselt koos kogu selle seltskonnaga analüüsisime seda. Et võikski nagu piltlikult ära jaotada, et on kõrgel rippuvad viljad, mõõdukal kõrgusel rippuvad viljad ja siis on sellised asjad, mida saaks kiiresti ja lihtsalt juba kohe lahendada. Et järgmisel slaidil ma rohkem kirjeldan seda, mida me juba oleme ära teinud, aga mida ma pole seal kajastanud, on näiteks et see üks kõrgel rippuv vili, et Eesti sordiaretus vastaks tootjate soovidele, siis me näiteks olemegi praegu ja kaasamas ma ei saa öelda suurt hulka, aga ütleme, et selliseid teada-tuntud või tugevaid seemnekasvatajaid, taimekasvatajaid, et ühiselt siis kuulata ära nende ootused Eesti sordiaretusele, mida nad üldse, nagu, mis on see, mida me võiks teha, võib-olla mõni asi, mida me täna aretame nagu pikas perspektiivis polegi mõistlik. Ja et me oleme ka seal nii-öelda kutses sõnastanud selle, et me proovimegi siis mõelda selle peale, et milline sordiaretus peaks olema 25 aasta pärast, sest sordiaretus on nii aeglane protsess, et jõuda, et selleks, et 25 aasta pärast tulemused realiseeruks, siis me peamegi juba täna neid otsuseid tegema, et kuidas edasi minna. Aga et siis, kui see programm lõppes meil siin vara kevadel, siis sellest ajast saadik on nii mõnedki sellised ootused saanud, kas on realiseerunud või oleme nii-öelda seda protsessi proovinud parandada. Näiteks üks asi, mida toodi välja, oli taimekasvatajate monitooring, et see justkui on palju aastaid olnud, 13 aastat, kui ma ei eksi, aga et see on nagu justkui mingisuguses platoos, et see nagu ei levi ja samas on nagu oluline info põllumeeste jaoks võiks olla ja see infovahetus on nagu nõrk. Siis sellel aastal me näiteks kaasasime taimekasvatajate monitooringusse nii-öelda nõustajaid erasektorist, nõustajate nimekirjast, kaasasime Kevili nõustajaid ja kaasasime ka e-agronoomist nõustajaid, kes aitasid siis meil neid taimekasvatusperioodi läbi viia vaatluseid. Et lihtsalt siin on näiteks 2024 on veel siis puhtalt see rakendus, kus käisid ainult meie enda teadlased, võtsid küll tohutu hulga proove, aga ikkagi nagu väga kindlates trajektoorides, et eesmärk oli siis seda kaetust saada paremaks. Ma arvan, et seda me laias laastus ka saavutasime. Et kui te nüüd vaatate, siis teatud piirkond nagu Ida-Virumaa oli ennem täitsa tühi, siis seal nüüd on väga palju täppe ja kes seal toimetas, Tiiu toimetas seal piirkonnas veel. Ja läbi nagu erasektori nõustajate kaasamise me saime ka nagu seda infovahetust päris palju kiiremaks ja aktiivsemaks ja aktuaalsemaks, et meil tekkis WhatsApp grupp, või tegelikult see oli aasta varem, aga ma arvan selle aastaga me tõmbasime seda käima rohkem, et seal ikkagi olid iganädalased kokkuvõtted ja siis ka kui olid mingid erakorralised hetkeolukorrad, siis seda me ka seal kajastasime. Et anname aru, et see oli esimene samm, on mitmeid kohti, mida me tahaksime veel seal edasi arendada ja paremaks teha, aga ma arvan, et sammu me astusime edasi, et see just kuidagi see WhatsAppi grupp, mulle tundus, et põllumeeste jaoks
üsna selliseks operatiivseks infovahetamiskanaliks või mida nad jälgisid. Et nii, olen tagasi. No võib-olla sellised väiksemad asjad, et agronoomia kogumikule pannakse nüüd juurde rubriik, et mida siit praktikasse kaasa võtta. Et see ongi, et kui teadurid arvavad, et agronoomia artikkel ongi põllumeeste jaoks, siis põllumehed tihtipeale ütlevad, et see on ikkagi selline formaat, mida me ei tarbi tegelikult. Et siis, aga ka seal saab veel edasi paremaks minna. Üks positsioon, millest me oleme väga puudust tundnud, ma ütlen juba sellest ajast, kunagi 5 aastat tagasi ETK-is alustasin, et meil oleks selline kõneisik, konsulent, nõustaja maja sees, kes üle valdkondade suudab nõustada, siis sellel aastal me jõudsime selline. Meil on täna Mart Toomsalu majas ja Mart tuli kohe terve hunniku heade mõtetega. Ja Mart tõmbas ka kohe käima sellise videode ja artiklite seeria, nagu Metk selgitab, mis on pakkunud sellise nagu hooajaliselt olulistel teemadel sellises neutraalses võtmes siis nõuannet, et kuidas põllumees võib-olla mingid otsustuskohti saab paremini lahendada. Seda, mida Andre ka välja tõi, et laborite tulemuste esitlemist on oluliselt proovitud juba parandada ja seal ka käib töö edasi, et kuidas siis need laborid, et ei ole lihtsalt mustvalge protokoll, vaid olekski interaktiivsem ja annaks ka kaasa võib-olla mingisuguseid soovitusi paremini. Nii. Siis, mis meil on järgmisel laual, mis otsapidi tegelikult kogu selle teaduspraktikuse programmi puhul me valisime välja nagu see põhifookus, millega edasi minna, on katsed tootjate põldudel. Et see on väga suur ootus meile. Sellega justkui on juba alustatud, on Sadalas 2 aastat käinud katsed, aasta on rohumaviljeluse katsed käinud tootjate põldudel, aga et me ei taha siin pidama jääma, vaid välja töötada süsteemi, mille alusel me siiski nagu roteerumegi 3-4 aastate tsüklitena põllumeeste põldudel ja teeme siis koostöös katseid, et see programm on meil natuke, või nagu see kontseptsioon on natuke välja töötamisel, aga me kindlasti ka siin lähtume sellest, mis koha peal põllumehel kõige rohkem king pitsitab ja mida ta meilt teada saada tahaks. Ja siis on võib-olla ka seoses erinevate liitmistega ja lähtuvalt ka pikemast ajaloost on terve hulk teaduste tulemusi, mida saaks süstematiseerida ja katalogiseerida, kus saaks head aegrida, mida saaksime kasutada paremini tootjate nõustamiseks. Nii, kuna minule järgneb veel Mart ja siis ka Riinu tutvustab põgusalt teile resistentsuse siis 5 aasta tulemuste interaktiivset kaarti, mis on prototüüp, et see ei ole veel see, millega laivi lähme, aga et ma arvan, et ma võin siit siis sõna edasi anda Mardile. Tervist, mina olen Mart Toomsalu ja mul on ka paar teemat teile rääkida. Alustuseks olen valinud kattetulu arvestuse. Vaatame kohe, kas see slaid tuli ette. See on tegelikult üks päris tänuväärne töö, mida meie inimesed teevad. Et võib-olla ma räägin natuke tausta, miks ta on nii tehtud ja mis sellega veel plaanis on. Et siin on näha, et tegelikult siis nii taimekasvatuse kui loomakasvatuse spektrite või valdkondade lõikes on siis läbi mängitud erinevad protsessid. Kas siis suviodrakasvatus, kapsakasvatus, lambakasvatus ja see annab tegelikult selle pildi eelmise aasta hindade baasil, kuidas selline tegevus Eestis ära tasus. Et seda on vaja tegelikult nii põllumehele kui ka poliitika kujundajale. Et näha, et kui kuskil hakkab asi väga kraavi minema, siis on nagu mõttekoht, et mulle meenub siis meie kartulipind, et see pind on Eestis juba nagu kriitilisele piirile jõudnud, aga nüüd ma läheksin natukene siis sügavamale ja tegelikult enne, kui ma slaidi vahetan, ma juhendan teid ka, et kuidas seda leida. Et Metkil on niisugune ilus koduleht, et kui juba panna otsingusse Metk, siis Google üsna ruttu juhatab teid
meie kodulehele ja tunnete ära selle värvi järgi nagu meie pusad. Et kui te olete sellist kenat rohelist värvi lehel, siis seal on õige koht edasi liikuda. Ja selleks, et kattetulu üles leida, tuleks siis valida rippmenüüst teadusuuringud, projektid, maamajandus ja järgmisest menüüst avanebki juba kattetulu. Ja natukene olen siin siis näidanud, kuidas liikuda, et kõigepealt tuleb ette see pilt, mis on praegu. Ja põhimõtteliselt järgmine, kui siit see loonekele lahti vajutada, mille ma olen punaseks teinud, siis tuleb siit näiteks võimalus vaadata teravilja kattetulu. Ja sisuliselt omakorda sealt avaneb siis kultuuride lõikes ja natuke süvitsi minnes võtame selle slaidi, kus siis saab lahti rääkida, et mis seal PDF-is nagu sellised tähtsad punktid on, mis selle hinnangu annavad, et hästi selline palju räägitud teema, suvioder sai näidiseks võetud, ei ole meeldiv näide, kõik teavad, et suviodra ja üldse odra kasvatuse tasuvusega on palju küsimärke. Aga kuidas see süsteem on nagu üles ehitatud, et on analüüsitud siis erinevaid saake, siin me oleme võtnud praegu konkreetselt 3 tonni, ilmselgelt tegelikult sellega midagi head ei tule, aga siis selle ühe saagikuse lõikes on siis arvutatud välja erinevate mullaharimisviisidega kattetulu. Ja see pilt siin näitab tegelikult, et kui suviotra 3 tonni kasvatada, siis ainult otsekülviga on lootust, et sealt ei jää miinusesse. Nii et see PDF, mis teile kuvatakse iga kultuuri juurde, on tegelikult märksa mahukam ja pikem, aga selleks, et siin lihtsalt natukene nagu lahti rääkida, kuidas ta on üles ehitatud, siis ma tõin sellest PDF-ist mõned tõmmised välja, et üleval otsas on siis see tulu, et 3 tonni, müüdud hinnaga 170 € tonn, põhku on ka õnnestunud rahaliselt väärindada, on saadud siis selline tulunumber ja siis selle 3 tonnise saagi tulbas allapoole liikudes erinevad variandid, eks ju, künnipõhine, pindmine harimine ja otsekülv ja kattetulu 2 siis selles arvestuses näitabki tegelikult seda, kus on kulud maha võetud, et palju siis lõpuks nagu jääb. Et mis on nagu positiivne uudis veel selle kattetuluga, et täna meil on suur soov välja töötada tööriist, kus siis oleks nagu interaktiivne lahendus, et põllumees saab ise enda ettevõtte andmeid sinna panna ja mängida läbi nagu enda ettevõtte tegevusvaldkondi. Ja seal on siis tegelikult mitte ainult teraviljad, vaid nagu ma eelnevalt rääkisin, märksa laiem valdkond, et ei pea hakkama nullist ehitama, kui te olete siin näiteks köögiviljakasvataja või loomakasvataja, valite sealt endale siis täpselt selle tegevusala, mis teid huvitab. Täna on seal fikseeritud numbrid. Need numbrid siis saadakse tegelikult sellega, et inimesed meil kõigepealt uurivad siis nüüd avalikest andmetest, konsulteerivad ka tegevpõllumeestega ja alles siis jõuavad need andmed siia andmebaasi. Nii et järgmine samm, et ehk saame sellega interaktiivseks. Ja, et sellest oleks siis nagu põllumehele rohkem kasu, aga ei saa ära unustada, et ka siis poliitikakujundajad võiksid ju teada, kuidas meil sektoris läheb ja seda eesmärki teenib siis see kattetulu arvutus samuti. Aga järgmiseks on meil siis tegelikult taimekaitse tubli osakond ja naiskond pigem. aga ma ei saa meestele liiga teha, et seal on ikkagi nii mehi kui naisi kollektiivis, aga nende poolt on välja töötatud tegelikult selline tööriist nagu integreeritud taimekaitse juhendid kultuuride lõikes ja jällegi siin slaidil olen ma siis näidanud ära selle tee, et kui METki kodulehelt hakata minema, siis valida teadusuuringud, projektid, järgmisest menüüst integreeritud taimekaitse ja tulevad ette sellised ilusad värvilised pildid, nagu siin slaidil näha. Iga kultuuri kohta eraldi ja kui see nüüd lahti võtta, siis seal on tegelikult päris põhjalik juhend, kuidas korraldada külvikorda, külvisügavus, siis levinud haigused, kahjurid ja ühesõnaga selline väike juhend selle kultuuri kasvatamiseks ja päris all on siis iga kultuuri juures ka siis herbitsiidide efektiivsustabelid. See on nüüd konkreetselt see lõik, mida ka jooksvalt uuendatakse umbes 1 kord aastas, et registreeringud meil pidevalt muutuvad ja need tabelid on kokku pandud täna etiketi põhiselt. Et nii nagu tootja on siis registreerinud ja etiketile nagu kirja pannud, nii läheb ta ka meie efektiivsustabelisse. Ja täna on nad niimoodi, et need kõik tabelid on siin põhimõtteliselt iga kultuuri juures
ja neid tuleksid natuke nagu sorteerida. Tahaks jõuda ka uueks hooajaks selleni, et need hakkaks olema eraldi PDF-ina kiirelt kodulehelt kättesaadavad ja siis ka jooksvalt hooajal, et kui on probleem, võtad selle tabeli ja vaatad, et mis herbitsiidil on märgitud siis efektiivsus sellele probleemile või umbrohule. Ja täna nagu ei julge lubada, kui õnnestub, siis tahaksime ka täiendada seda tabelit nii-öelda Eesti kogemuse baasilt, sest tegelikult on levinud probleem, et tihtilugu tootja riigis või siis ütleme selles riigis, kes registreerib ja seda asja nagu veab, ei olegi sellist probleemi ja umbrohtu nagu meil siin. Et täna nagu natukene etiketipõhisel infol on see puudus, et see sama pusurohi ja mõningaid asju vist veel siin kassitappu me ei leidnud, et teeme nii-öelda väikse tuuningu sellele ja loodame, et siis kevadeks on ka see umbrohtude efektiivsustabel uuel kujul kättesaadav, lisaks sellele, et ta on siis siin integreeritud taimekaitse juhendites leitav. Võib-olla veel üks aspekt sellega, et mis silma torkas, kui ma seda tabelit nagu avasin, et meie oleme ikkagi nii tublid Metkis täna olnud, et me oleme kirja pannud kõik registreeritud vahendid. Kui teha väike reha seal, siis paraku mõned ettevõtted registreerivad siin asja ära, neil pole plaaniski seda müüma hakata. Et see tekitab segadust, et ilmselt tahaksime teha sinna ka mingisuguse süsteemi, et rääkida natukene levinud edasemüüjatega ja see asi, mida Eestis ei kavatsetagi müüa, peaks olema seal tabelis kas vastavalt siis ära märgitud või siis tõstetud tahapoole, et te saaksite ikkagi selle info, millega päriselt on võimalik põllul probleeme lahendada ja mis kaup on ka Eestis olemas. Et sellised plaanid siis konkreetselt selle herbitsiidi efektiivsustabeliga. Ja jõudsime juba tegelikult väetamise ABC teadmikuni. Et Kuidas nagu suhtuda sellesse, kui seal ITK-s on nagu vead sees ja siis nagu see põllumees tugineb nagu nendel asjadel, millel seal on vead sees? Siis on esimene asi... Nagu selles mõttes nagu ja siis kui inspektor tuleb kontrollima ja siis öeldakse, et ja siis ta näitab nagu seda, et mis see nagu olukord peaks siis olema nagu... Kohe teatada meile, sellepärast me peaks kohe seda ära parandama. Kas sa pead silmas, et... No näiteks Tallinnisu juures 50-80 enda külvide aeg lämmastik anda. No näiteks. Ja süüksed asju on seal... No ma lihtsalt küsin, et kui nagu põllumees paneb, et ITK juhid nagu lubavad, et võiks ju... Õige märkus, loomulikult, sest esimene palun andke meile teada. Sellepärast, et meil on ikkagi ettevõttes kollektiivis üle 300 inimese ja tegelikult mina võin olla vabalt ka see kontaktisik, kes siis viib selle sõnumi kohe nii-öelda Ei no jaa, kui sa ei tea, et see viga on. Ma sellega küsingi, et kes siis nagu vastutab, nagu selles mõttes, et seaduse järgi nagu peab nagu ITK, professionaalne kasutaja peab integreeritud taimekaitse nagu ITK teine. Ja kui sul on see viga näiteks sees on ja kui sa ei ole seda tähelepanu, mis siis juhtub? Ja mis siis nagu... Sa mõtled, et kuidas põllumees ennast kaitseb, et ta vaatab ITK-d, talle määrati sanktsioone. Ja pärast saab teada, et see oli viga on ja siis ametlik tuleb võib-olla teeb nagu toetuste vähemalt. Esimese asjana ma ikkagi ütleks, et räägime oma vahel. Ja tegelikult... Ilmselt ei vastuta. Tähendab, ma alustaks jah sellest, et vaata, kui ei näinud põllumees, aga Tiiu nägi, siis... Ei, no mina ei näinud, Et siis palun ikka ütle, et muidu sa näed, et Mart siin sekutab seda kampsunit allapoole, aga võiks öelda, et sa nägid, on ju. Et räägime oma vahel ja tegelikult on niimoodi, et nagu ma ütlesin, et me tahaks, et see saaks nagu tõsiselt heaks tööriistaks, sest põlluraamatuga seoses täna tegelikult tunnen puudust tõrjekriteeriumitest, et kui meil PRIA põlluraamat nõuab kirja panna, mitu iilamardikat oli, siis me tahaks tuua ka selle siia juurde, et konkreetselt need kriteeriumid oleks lihtsalt leitavad, et kui tuleb hooaeg, et sa saad siit abi nii enda taimekaitsevahendite valikul kui ka siis tööde planeerimisel. Nii et hea, et sa selle üles tõstsid selle teema. Millal need kriteeriumid võiksid nagu prognoositavalt tulla? Tõrjekriteeriumid. Nad peaks tegelikult hooajaks valmis olema. Kui on kevadel see aeg, siis peaks olema niimoodi, et kui on lumi ära läinud ja vaja minna seda varre-peitkärsakad tõrjuma, siis tegelikult sa pead teadma, mis kriteeriumiga sa võid minna ja kus sa oled üle reageerinud.
ja mina panin seda tähele, et kui erapõlluraamat ei nõua tükiliselt lugemist, siis täna tegelikult veel PRIA-s tuleb kirja panna, et kindlasti annab see läbi rääkida ja mingi paindlik lahendus sinna leida. Et meie roll oleks see, et meie annaksime siis omalt poolt toe selle kriteeriumite kättesaadavaks tegemisel, et täna sihuke süsteem on. Aga kui tohib, läheks edasi väetamise ABC-ga, et küsimus on salvestatud. Ja põhimõtteliselt on see teadmik, mis täna kasutusel on, ise juba 2014 vist avaldatud ja vajab uuendamist nii või teisiti, et seal on aluseks võetud mõnevõrra vanemad katsed, mitte 2014 aasta katsed ja täna on siis käimas uus katseprogramm. Kogu seda protsessi alustati põllu peal 2023, aga siin kolleegidega rääkides, et tegelikult planeerimist alustati 2019 ja kaugeltki mitte esimesel küsimisel ministeeriumist seda rahastust ei õnnestunud saada. Nii et need olid pikad läbirääkimised selleks, et kõigepealt üldse mingi rahastus saada ja seda katset teha. Ja võib-olla seal on ka põhjus, miks see katse just nii tehtud on, et natuke on tulnud kriitikat. Kui Andri ütles, see on hea, et on tulnud kriitikat. Järelikult see protsess on tähelepanu äratanud ja me oleme avatud aruteludeks. Nii et ma natuke nüüd räägin lähemalt, mis tänasel nagu päevakorral on. Et esimene slaid tegelikult räägibki võib-olla sellest lämmastiku normist. Et nüüd kui olukord on muutunud, siin võib-olla pannakse neid hulle norme nagu vähem, aga siin selle slaidil on nende punktiiridega välja toodud siis sihuke visuaalne näide selle kohta, et ühel hetkel lämmastiku normi tõstmine enam ei tõsta saaki, vaid hakkab pärssima saaki. Et sellepärast ka kusagil on see optimaalne lämmastiku koguskultuuride lõikes, mis siis mahub veel majandusliku tasuvuse raamidesse ja tegelikult kus siis sisendite ja saagi tulu ja kulupool jääb niimoodi plussi, et võib piiri ette tõmmata. Et see võib-olla see esimene slaid on sellepärast kõnekas. Et siin on ju näha tegelikult, et enni normidega võib minna sinna 250-ni, talioder on nagu eriti ilmekas näide, et kui ma veel müügimehena töötasin, siis ma ütlesin, et kuskil 100 kandis, ütleme 10-20 kilo siia sinna, tegelikult oli taliodra kohta okei, aga siin kuuled ikkagi, et 140-150 ka pannakse. Nii et võib-olla siis see on näiteks siin üks põhjus. Ja ma olen juba jõudnud liiga kiiresti edasi. Aga ma räägin siis, miks seda vaja on ja kuidas nüüd on plaanis edasi minna. Sellepärast, et nagu tänagi oli kuulda, on tulemas igasugused interaktiivsed rakendused, mis siis vaatavad mulla toitainete bilanssi, vaatavad siis seda optimaalset väetussoovitust, et kui palju on mõistlik panna seal NPK-d ehk siis vastavalt jagab ära selle mulla proovidega, mulla huumuskoefitsiendiga ja et oleks need arvutused alused, mida siis saaks elektroonilistes abivahendites kasutada, siis on vaja need katsed läbi mängida. Need katsed kestavad sisuliselt meil järgmise aasta sügiseni, 2026, nii et põhimõtteliselt 23-26 on 4 katsekeskuses Eestis. Võru, Viljandi, Kuusiku, Jõgeva tehtud igal aastal katseid. Seal on meil 22 kultuuri ja ütleme, seal oli vist 20 lappi oli juba ühe väetusnormi kohta, nii et väga-väga suur arv katseid on tehtud katsekeskustes ja mitmeaastase perioodi jooksul, et see tulemus oleks nagu reaalne. Et täna ongi tegelikult palju tähelepanu äratanud see, et meil oli Tepamessil väljas väiksed näidised, kuidas siis sellel aastal nagu 0 lämmastikuga olid väga uhked saagid. Ja võib-olla on hea, et see välja tuli sellepärast, et kui ma räägin, kui palju neid katseid on, siis see oli hästi pisikene osa sellest, eks ju. Ja see oli ühest katsekeskusest. Nii et selles mõttes ootame ära, kui tulemused saavad valmis, teeme kokkuvõtted ja täna me oleme nagu ka rääkinud, et sellist ohtu, et nüüd kuskil väikses toas mingisugune 5 inimest istuvad maha ja kirjutavad selle põhjal seaduse, seda kindlasti ei saa juhtuda. Et siin peab olema ka arutelu tootjatega ja teavitada ka ütleme ise ennast sellest, et katsekeskus on natuke teistsugune keskkond, kui oleks suur põld, aga seal on ka siis omad põhjused, et lihtsalt teha selline arv suurel pinnal katseid, et siis me ei oleks võib-olla ka järgmise 20 aasta jooksul seda rahastust saanud sinna, et see on kindlasti üks faktor. Miks see katse täna selline on ja teine märkus siis selline, et kindlasti mõtlematult ja analüüsimata neid tulemusi jõuga kuskile sisse kirjutada. Aga kui see asi valmis on, läbi räägitud on, siis on ju ka loogiline, et tuleb uus teatmik.
mina isiklikult olen seda arvamust, et võiks olla võimalus seda ka paberkandjal teha, vaatame, kuidas seda õnnestub, sest täna ikkagi tegelikult agronoomide laualt leiad neid häid teadmikke, mida on siin aastaid tagasi välja antud ja järelikult selline võimalus, et sealt raamatust seda vaadata on vajalik, aga fakt on see, et teadmik tuleb. Ja siin slaidil on veel märgitud ka ära üks lisauuring, mida on võimalik selle väetamise ABC katse raames teha, on siis kasvuhoonegaaside analüüs, et maailm on meie ümber nii palju muutunud, et me peame ka selliseid küsimusi küsima, kui me teeme katseid, et kuidas käitub keskkond, kuidas me mõjutame keskkonda teraviljakasvatusega ja sellepärast me teeme ka siis seal mullastikuga uuringuid, et enne katse külvamist on mullaproov ja peale katse külvamist on mullaproov. Peale katsekoristust. Ja siis me saame tegelikult näha, et palju me saaki koristasime, milline oli toitainete bilanss enne, milline on pärast ja see omakorda aitab siis analüüsida seda, et mis on siis see optimaalne väetusnorm sellel kultuuril ja mida siis põllumeestele soovitada. Nii et sellega on slaidid minu poolt läbi ja ma annan siin jutujärje üle Riinule. Jah. Mart, ma küsiks ühe küsimuse. Et mille järgi te muidu valite endale sorte väetamise ABC-s? Sordid on valitud päris ammu, nagu ma ütlesin, et see katse on tegelikult 2023 alustatud külvidega võimalikult laialt levinud sordid. Selline, ütleme, Eesti keskmine. Kuidas? Standardsordid, jah. Et ühesõnaga hübriidraps, hiiline nisu, levinud hübriidrukkis, et võimalikult laia kasutusalaga, et oleks jällegi see katse nagu reaalse eluga võimalikult hästi kooskõlas. Mina olen Riinu Kiiker taimekaitse osakonnast. Me oleme tegelenud erinevate taimehaigustekitajatega. Siin on näide nisu helelaiksusest, mille puhul me siis nüüd hakkame tulemusi näitama sellisel, kui kõik hästi läheb, siis me saame näidata seda iga-aastaste tulemuste esitlust niimoodi kaardirakendusena. Võtame siit kõrvalt on siis näha on toimeaine, mille suhtes me igal aastal siis testime erinevaid taimehaigustekitajaid. Siin on küll näide nisu helelaiksusest, me teeme seda ka odra võrklaiksuse puhul ja odra ramulaaria tekitaja puhul. Ja proovime ka sellel aastal tööle saada protokolli siis odra pruunlaiksuse tekitaja jaoks, et määrata seda fungitsiidi tundlikkust. Kui näiteks võtta siin ajast tagasi, aastal 2021 esimest korda testisime piksafeeni toimet nisu helelaiksuse tekitaja suhtes, siis kõikidelt põldudelt kogutud proovidest 4 põllult leidsime sellise veits vähenenud tundlikkusega proove ainult. Kokku oli uurimise all umbes, no ütleme laias laastus 100 põldu on igal aastal. See kõigub siia ja sinnapoole. Et 100 põllust 4 põllul leidsimegi mõned üksikud vähenenud tundlikkusega proovid, isolaadid. Aga 2022. aastal juba oli veidikene rohkem. 2023. aastal tase umbes sarnane. Ja 2024. aasta kohta võiks öelda, et rohelist osa on veidikene vähemaks jäänud. Ja tuleks lihtsalt tähelepanelik olla mõnes piirkonnas, kus siis tundlikkus on vähenenud, ehk siis on neid punaseid põlde esinenud. Aga see tähendabki seda, et see taimekaitse lahendus peab olemagi hästi läbimõeldud, ei kasuta igal aastal järjest samu toimeaineid, samal kultuuril peab ikkagi roteerima,
kasutama mitte soolos erinevaid toimeaineid ja siis niimoodi saab ka pikendada kõikide toimeainete kasutust ja efektiivsust. Kui näiteks vaadata, praegu siin kaardil on näha üks täpp on siis üks põld. Aga me võime teha nii üldistusi siis maakonnapõhiselt kui ka kogu Eesti põhiselt. Et praegu me näitame neid tulemusi niimoodi, et on põllupõhine näitamine. Et saab igat moodi koondada neid tulemusi. Varem vist Meelis näitas oma ettekandes siis maakonnapõhise mingi ülevaate ühest aastast. Et saab nii ja naamoodi näidata. Aga oluline on jälgida, et mis ikkagi toimub konkreetses piirkonnas enda ümber, sest et põllud on ju risti-rästi naabritega siin, kuidas nad on, et täpselt ei tea. Et siis tulebki jälgida seda, mis on naabritel toimumas ja enda põldudel toimumas. Ja kui rääkida protiokonasoolist, mis on küll üsna pikalt kasutuses olnud, siis protiokonasool asooli toimeainena on väga efektiivne olnud helelaiksuse suhtes. Aga tuues siia kõrvale näiteks tebukonasooli, mis on ka üks pikaajaliselt kasutusel olnud asool, siis esimestel aastatel me väga tebukonasooli ei testinud, sellepärast et võtsime seal protiokonasooli ja vist oli metkonasool vahepeal isegi, aga neid kõiki meil siin kaardile pole lisatud. Tebukonasooli puhul siis tundlikkus on siiski helelaiksuse suhtes vähene. Samas see ei tähenda, et see ei mõjuks teiste toimeainete või teiste haigustekitajate suhtes. Et meil on küll siin helelaiksus võetud vaatluse alla, aga üsna sarnaseid tulemusi on ka nisu pruunlaiksuse puhul näidatud Lätis näiteks. Et kui vaadata Mefentrit, siis Mefentri tuli 2020 vist põldudele, kui ma õigesti mäletan. Et 2019 oli selline aasta, kus me testisime kõiki isolaate esimest korda siis Mefentri suhtes. Ja oli näha, et oli mingi baastase, kus esines vähenenud tundlikkusega isolaate. Aga 2020. aastal see populatsioon oli kohanenud ja tundlik siiski sellele toimeainele. Ehk siis me peamegi alati vaatama ka aegrida, et ei ole nii, et ütlemegi nii, et üks aasta ongi vähenenud tundlikkus, et rohkem seda pole mõtet üldse proovida ja testida. Aga see kõikumine ongi normaalne, et erinevatel aastatel on need tulemused varieeruvad, sest et kui rääkida üleüldse helelaiksuse tekitajast, siis tegelikult see paljunemistsükkel on päris kiire ja säilimine põllul, mullas, taimejäänustel on ka täitsa tavapärane praegu, nii et see haigustekitaja juba muutub nii palju ajas, et lihtsalt ta kohastub väga hästi ka erinevate toimeainetega. Ja siin on ka üks strobiluriin. Näiteks siis sellega me alustasime ka varem vist. Proove on ühelt põllult keskmiselt 5 seeneproovi, patogeeniproovi. Aga võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Et oleneb kohast ka. Mõni koht on huvitavam, mõni on vähem huvitavam. See oleneb lihtsalt aastast ka, et mõnel aastal on meil vähem põlde jällegi ja siis on rohkem proove ühest kohast. Aga püroklostrobiinist rääkides, siis see on ka see toime on püsinud ajas, et seal ei ole väga suurt tõusu ega langust olnud, see on algusest peale üsna sarnase toimega olnud meil testimisel
3 aastal. Ja selle aasta tulemused on alles laboris analüüsimisel, nii et selle aasta tulemusi mul praegu ei ole midagi öelda, mis olukord oli, sest et sellel aastal oli väga tugev haigussurve ja ei tea täpselt, mis see tulemus tuli meil. Nii, äkki on mingi konkreetse Küsimus Riinule? Teema kohta veel küsimus. Mul on küsimus, et kas kunagi võiks nagu siis neid teste teha ka kahe toimeainega korraga? Tegelikult on ju niimoodi, et praegusel juhul on niimoodi, et see annab nagu kergelt natukene nagu vale signaali nagu põllumehe jaoks. Et sa, et soolotootena tegelikult on see resistentsus välja kujunenud, aga alati peaks tegelikult juba toonitama seda, kui sa kasutad teist toimeainet juures, sul on kombotoode, siis see ei ole asi nii hull. Et sa ei vista seda listist välja nagu selles mõttes, et see on nagu hästi tähtis teada tegelikult. No meil testimise mõttes oleks nagu kõige olulisem ikkagi testida neid soolodena, üksikuna. Soolotoodetena, protti on nagu küll, aga tegelikult ikkagi nagu paljusid toodete, piksafeni näiteks soolo üldse ei olegi, et ta ongi nagu protiga koos, et selles mõttes või teguga koos, et siin selle ja need strobisid on ka nagu soolodena on, aga paljud ikkagi kasutavad ka protiga koos kohe nagu niimoodi. Et ma mõtlengi, et võib-olla selle koha võiks nagu nõuandena nagu välja tuua, nagu ei kipska nagu kohe midagi. Et see muidu jätab nagu niimoodi, et lihtsalt, et ma ei saagi seda nagu üldse kasutada seda toimeainet või aga tegelikult see peadki nagu kombineerima, et need oleksid püsivad. Et võib-olla see lihtsalt süükene mõte. Aga testimise osas ma jään nagu kõhklema, et kas me saame seda nagu testida koos. Lihtsalt laboris on natukene keeruline neid toimeaineid korraga testida, et me peame natuke mõtlema seda, kas meil annaks nagu midagi välja mõelda. Tegelikult üsna palju tooteid on tegelikult koos, praktikas kasutamisel. Kas vist ka lõpuks nii, et selle lõpuotsus teeb põllumees ise, et see on abimaterjal? Seda küll, aga ikkagi nagu vaata. See 5 aastane aegrida on ka ju õigele see, mille saab ka väita veel konkreetselt midagi. See ongi nagu indikatiivne abivahend selles mõttes. See võib-olla ongi lihtsalt nagu informatiivne ja indikatiivne selles mõttes, et see annabki selle ülevaate, et kogu aeg meil looduses toimuvad muutused ja samamoodi need kõik on mõjutatud nendest taimekaitse lahendustest ja otsustest, et peab ikkagi, igaüks peab mõistliku otsuse tegema oma taimekaitse vahendi valikul ja lahenduse leidmisel. Et ühele kindlaks jääda nagu lõpuni ikkagi ka ei saa. Muidugi kõrvetab ka praegu see insektitsiidide resistentsus, kas teil selle kohta ka on ülevaadet? Praegu seda, kuidas see putukate olukord oli? Tegelikult on tehtud selle alfa-tsüpremetriini ja nendega on teil tehtud küll neid hiilamarvikale ja sellele on nagu tehtud. Tundlikkusega praegu oli. Ja maarikul see taufluvaninaadil ei olnud veel tundlikkust, aga me ei tea, kogu see turugi on, keelatakse igast asjale. Aga igal juhul nagu alfa-tsüpremetriinil oli küll nagu selles mõttes ja deltametriinile minu arust oli ka nagu kergelt, aga sellel oli väga vähe, nii et teitsisid ja need veel töötasid. Aga hiilamarvikal on nagu need karateed ja kaisod, mis on nagu, need olid juba nagu ikkagi ja päris palju resistentset populatsioone tuli nagu sellest Liina sellest tööst välja. Sellel aastal vist oli ka vähe nagu seal uuringus materjali üldse, sest et väga vähe Liina sai testida üldse hiilamardikaid. Mardikaid ei saanud üldse kättegi vist sellel aastal, tal oli vist see probleem ka. Ja lihtsalt varasemast juba mäletan, et ta tegi juba nagu niimoodi. Aga tõenäoliselt, et Eestis on igal juhul olnud selles mõttes, et kevadeks saanud nagu lootust. Juba Liinal on Liina käest juba saaks mingisuguse vähemalt artikli kujul miks isegi oleks, sest mingid uuringuid on ka teinud just rapsikahjurite. Jah, ei, kindlasti jah. Eks see kahjurite osas ongi see problemaatilisus on suurem, sest et vahendeid on ikkagi vähe. Ja kuna väga taimekaitse keskseks jõudnud ja tegelikult varsti hakkab peadirektori nagu lõpukõne, et need, kes tahavad taimekaitseid edasi arutada, ma arvan, igati okei, aga lõpetuseks kellelgi veel Mekile küsimusi. Nagu seal oli üks punkt, et tuleviku töölauad.
kui me teame, et praegu see süsinikdioksiid on nagu ütleme see saatanast ja põllumajandus on nagu võime siduda süsinikku. Kas MET tegeleb ka nende programmidega, et oleks võimalik nagu ütleme siis seda süsinikku läbi taimekasvatuse salvestada? On selliseid projekte tugevalt oodata? MET konkreetselt selle projektiga ei tegele, küll aga nüüd hakkab üks teadusprojekt, mida siis ministeerium rahastab, aga ma ei tea, kas seda teeb siis Tartu Ülikool ja Maaülikool, mis hakkab küll vaatama minu teada seda, kuidas erinevad arvutehnoloogiad siis mulda süsinikku seovad. Ja see on nagu krediiti kui selline ei hakka nagu MET müüma ega ükski riigiasutus, aga kuidas seda suurendada, kui palju sa künniga vabastad, kui palju sa mingisuguse miinimumharimisega võib-olla suudad siduda, et selle koha pealt kasvuhoonegaaside projekt hakkab küll, mis on mullaga seotud. Ma küsiks lihtsamalt, et kas mulla süsiniku tõstmist, seda MET nagu... See on mingites projektides sees, jah, selles mõttes, et see tuleb ka meie enda mullaproovis välja, aga sellele küsimus mitte ainult ju mulla süsiniku sisalduse tõstmises, vaid ka seda, et kui palju sul nagu seda huumust, kui palju üldse seal huumus on, kui sul kihte väga paksuks, et sul protsent võib olla natuke väiksem, aga absoluudina sa sööd ikkagi nagu rohkem. Aga selleks on minust oluliselt targemad inimesed, et ma siin ei hakka... Kes veel MET-is targem asutus on siis? Ei, ma ütlengi, minust on targemaid, mitte kindlasti meie asutusest, aga... Ma tegelikult ei suunata seda küsida otseselt teile, ma küsisin nagu MET-i poolt. See on niimoodi, et praegu mingisuguste teemadega tegeleb natukene Tartu Ülikool, Ainkull, mingite teemadega, ma arvan ka, ma ei tea, kas Alar Astover oskab päris nendele küsimustele vastata. MET-ki poole pealt on, ma arvan, Priit Penu ja võib-olla on ka siis veel erasektoris neid, kes pakuvad. Ma arvan, et need kolm on võib-olla sellised kõige, vähemalt, kes oskavad sulle järgmise kontakti anda. Kui nad ise ei oska vastata, siis oskavad järgmise kontakti anda. Nii, aga tõesti, MET-ki poolt suur tänu. Kui teil on mõtteid, täpselt neid samu teemasid, et mida MET võiks uurida sektori heaks just. Me ei taha, et meie uuringud lõpeksid sellega, et raha oleks juurde vaja 5 aastat veel peaks veel uurima. Konkreetsed projektid, mis on alganud, ongi alganud, et 3 aastat konkreetne lahendus, liigume järgmise projekti peale. Praegu meil on pidevalt 3-4 sellist projekti nagu jooksmas, mis peabki lähtuma sektori vajadustest. Kirjutage kas mulle, Raisale või Mardile ja kutsuge meid vajadusel esinema ja selgitama.